vabandage, öelge palun, kummal pool kohvik on, kas seal või seal? Siit poolt, jah, aitäh. Me otsime Rein Langi, ta ootab meid siin kohvikus. Siin, jah, okei. Tere! Aga lähme, ma ei tea sinna. Noh, räägi nii, nagu asjad on. Sul tuleb ju väga hästi välja. Jah, eks nende valimistega on. Ega on niisugune trikiga värk. Kõigepealt tuleb endas selgusele jõuda, et mis maailmavaade sul on. Kas sa rohkem pooldad sellist isalikku, emalikku riigi hoolitsust iga inimese eest ja millega kaasneb ka paratamatult see, et see riik teeb sinu eest kõik otsused. Sinu vabadus on igal juhul selle võrra oluliselt väiksem. Või sa pooldad vabadust, need, kes pooldavad vabadust, need arvavad, et nad on suutelised elus oma otsused ise tegema ilma selleta, et need sulle ette kirjutataks. Ja see tegelikult ju maailmavaateline telg on ikkagi olemas, rääkigu need kriitikud mida tahes, siis eksisteerib täna väga selgelt selline ümberjagamisele ja riigipoolsele otsustamisele orienteeritud erakondade ja üksikisikute hulk ja need, kes pooldavad vabadust. Mina pooldan vabadust. No see ongi see alatine võitlus vabaduse ja riigi vahel. Ja mina soovitan alati valida nende poolt, kes pooldavad vabadust. Vabaduse eest me ju eelmise sajandi 90. aastatel võitleme siis selle vabaduse eest edasi ja nii, et kõik, kes valima lähevad, vaadake kriitiliselt Reformierakonna nimekiri läbi ja valige need, kes on võimelised võitlema vabaduse eest. Näiteks valige Heidi Purga.